Noort Eesti räppi on tabanud uut tüüpi uimastite laine. Me kutsusime eksperdi selgitama, millega tegu. Tervist! Mina olen Mart Kalvet, tugiisik inimestele, kellel on probleeme uimastitega. Kas mõnda neist, mida ma olen maininud, oled siis ega proovi? Ja kõiki. Kõiki? Ja kõiki. Kodeiin on peamiselt on ta olnud köharohi, vähesel määral ka valuvaigisti. Meelelahutuslik tarvitamine rajaneb tõsiasjal, et enamiku inimeste organismis muutub kodeiin suures osas morfiiniks. Sõltuvalt annusest siis kerged kuni tugevad joovastavad mõjud, nagu teistel opioidvaluvaigistitel. Kodutöönduslikul puhastamisel selleks, et saada suuri annuseid kodeiini manustada, ilma et sa manustaksid suuri annuseid paratsetamooli, nagu puhastatakse välja vesisõelumise meetodil ja siis kibeda maitse varjamiseks siis kasutatakse koos mingisuguste magusate jookidega, nagu sisorp välismaal, ja meil siin siis need segamised karastusjookidega. Teame ka juhtumeid, kus üsna kiiresti on nagu sellest pühapäeva kodeiini tarvitajast saanud veel enne täisealiseks saamist nagu tänava sünteetiliste opioidide ehk siis nitaseenide või fentanüülide tarvitaja. Et see on paraku on natuke libe tee. Adderall on meditsiinis stimulantravim, mida peamiselt kirjutatakse välja aktiivsus-tähelepanuhäirega valdavalt noortele inimestele, aga ka täiskasvanutele ja siis narkolepsia raviks. See sisaldab 4 amfetamiinisoola, toime poolest stimulant ikkagi sarnane amfetamiinile. Pupillid lähevad suuremaks, väsimus kaob, nagu energiat võib-olla juurde, et kauem tantsida, kauem üleval püsida. Kerge eufooria tunne, kui seda ikka arst retseptiga välja kirjutanud ei ole, siis isegi kui see mingeid sümptomeid leevendab, siis see tegelikult ei ole ravi. See on siiski omaalgatuslik ja ei ole lubatud. Percocet on üks ravimifirma nimetus, mis on kombinatsioon siis tugevatoimelisest opioidist oksükodoonist, mida tuntakse ka kaubamärgi oksükontin all ja paratsetamoolist. Opioidid enamasti esimesel proovimisel ei meeldi inimesele, kellel ei ole nagu eeldusi teatud vaimse tervise probleemide jaoks juba eos olemas. Konfrontatiivses tänavakultuuris, palju on seotust vaesusega, halva lapsepõlvega. Sellistes tingimustes sirgunud inimestel on tihtilugu, ütleme nii, opioidid meeldivad neile, sellepärast, et need võtavad ära valu, mitte ainult füüsilise valu, vaid ka vaimse valu. Teame juhtumit tänavugi kuskil Viimsi mingis keskkoolis. Paar noort inimest lahkusid siit ilmast opioidi üledoosi tõttu. Ütleme nii, et uimastisõltuvushäire või nagu vanasti öeldi narkomaania, et ega ta ei küsi, kui palju sa teenid või kui edukad su vanemad on, eks ole. X võtaks Xanax, olen vana rahu ise, kui see rahusta mind. Xanax ehk alprozolaam on bensodiazepiin. Bensodiazepiinid on sellised uinutid rahustid, mille kuritarvitamine ja meelelahutuslik tarvitamine on Eesti paraku üsna levinud. Bensodiazepiinid on sellised ravimid, mis meeldivad inimestele, kellel on näiteks ärevushäire või sotsiaalse suhtlemise komistuskivid, eks ole, et see teeb kuidagi nagu selliseks, sa ei hooli enam asjadest nii palju ja siis võib-olla suhtled julgemini. Retseptipõhine on minu hea olupea hoogu, kütaks anni. Bensodiazepiinid sarnaselt alkoholiga on sellised ained, mille võõrutusnähtudesse on võimalik surra. On olnud ka traagilisi juhtumeid,
suhteliselt noor 20. eluaastate alguses üks noor härra tuli, käis meil programmis, käis grupis, oli täitsa vaimustunud sellest, et selline teenus üldse olemas on aga paraku 2 nädalat hiljem pidin ma juba tema emaga rääkima sellest, kuidas ta hommikul leiti surnuna. Tõenäoliselt bensodiasepiinide ületarvitamise tõttu. Ütleme, opioidisõltuvuse raviks on meil asendusravi, bensodiasepiinide jaoks ei ole asendusravi olemas, eks. See on lihtsalt selline asi, millelt tuleb alla tulla. Soovitatavalt siiski ametliku võõrutusravi pakkuja poole soovitaks pöörduda, kes siis Tallinnas on Wismari haiglasse võib helistada igasugustest sõltuvusravimitest või sõltuvusainetest võõrutamise ja pikaajalise rehabilitatsiooni teenust pakub sihtasutus Viljandi haigla Sillamäel ja Viljandi lähedal Jämejalas. Ja nii palju, kui mu enda kliente on, kes on sealt kes on sinna pöördunud omal algatusel, mitte mingisuguse ametkonna või lähedase sunnil, eks ole, vaid on ise mõistnud oma probleemi ulatust ja seda, et nad vajavad kõrvalist abi võõrutusel, et nende puhul on see ikka olnud valdavalt edukas, et soovitan.